Tere tulemast tagasi podcasti Päris. Mina olen Karin ja täna me räägime sellisest teemast nagu värbamine ja kuidas sina saaksid tööandjale paremini silma paista. Kõigepealt veidike minu taustast ka, et ma olen värbamisega tegelenud päris tükk aega, viimased 2 aastat väga intensiivselt. Töötasin ühe IT-ettevõtte jaoks ja kuna ta oli ikkagi rohkem selline startup-ilik, siis hästi palju oli värbamist ja minu töölaud koosneski põhimõtteliselt värbamisest. Ja selle aja jooksul ma vaatasin ka statistikat enne, kui ma seda podcasti hakkasin praegu tegema. Et sealt ma nägin, et ma olen teinud üle 700 tööintervjuu ja kindlasti vaadanud üle, isegi ei oska öelda täpselt niimoodi, aga kindlasti 10 000 CV-d või isegi rohkem. Et seda ma kahjuks statistikast välja ei saanud võtta täpselt, aga kui statistikat vaadata, siis üldiselt minu ühe töökuulutuse peale oli kandideerijaid, muidugi olenes nüüd tööpositsioonist, aga üldiselt oli 300 kuni 700 ja vahepeal ka mõndadel IT-kohtadel, näiteks programmeerijad, ma ei tea, kas front-end või back-end, siis seal võis ka olla tuhandetes. Ja siis ma mõtlesingi, et tegelikult oleks ülitore jagada enda kogemust teiega värbajana, aga just võib-olla selles pildis ka, et mida sina tööotsijana saaksid paremini teha, et just värbajale silma hakata, nii CV-s kui ka tööintervjuul. Et kui ma selles mõttes olen ikkagi teadlik ka Eesti statistikast, et töötuid või selles mõttes, et töötuse määr on viimase 12 aasta jooksul olnud kõrgeim, mis tähendab et Eesti tööturul ei ole väga head tingimused praegu tööd leida ja ma loodan, et ka see episood võib-olla annab sulle mingisugust jõudu ja tuge ikkagi edasi pushida, et sa jääks sinna kuidagi nii-öelda lootusetuse tundesse kinni. Sest et tegelikult see on võimalik leida endale tööd. See kindlasti võtab aega. Seda me kindlasti teame ka, et tavaliselt see ei juhtu nii kiiresti. Aga on paar sammu, mida sa saad teha ise, et seda endale paremaks muuta. Ja loodetavasti ka endale töö leida. Aga millest ma kõigepealt tahaksin rääkida, on kindlasti CV, et kuidas seda üles ehitada, mida seal silmas pidada. Kõigepealt, mis ma ütlen, mis on kõige tähtsam, on siiski see, mida sa sinna kirjutad. Et see peab olema väga hästi läbi mõeldud. Üldiselt, mida meie värbajana vaatame, on ikkagi see, et kui palju sul on töökogemust, on ju, mingisuguses valdkonnas, kus sa oled tööd teinud. Ja me vaatame ka seda, et millised olid need tööülesanded, mida sa täitsid ja kui palju neist läheb vastavusse, võrdsusesse ka sellega, mis on töökuulutuses kirjas. Või et mida me kandidaadilt ootame, aga tegelikult see kõik on töökuulutuses kirjas, peab seal kirjas olema, et selle järgi me ka ju valiku teeme. Et töökuulutused on selles mõttes väga hea variant, kust kinni haarata, võtta näiteks mingisugused teatud sõnakasutused ka, mida enda CV-s panna kirja. Et mis on neile tähtis näha, et sul on olemas ja mingid sellised märksõnad, et kuna värbajal võib tihtilugu olla hästi palju CV-sid, mida ta läbi vaatab ja mina värbajana ei tea, kes sa oled, seega CV on sinu nägu,
Seega sa pead sinna panema päris palju ennast sisse, et ma täpselt näen ära, et okei, ta kirjutab seda, järelikult ta teab seda, järelikult ta võib olla hea kandidaat. Et kõik need nõudmised, mis on töökuulutuses kirjas, võta seda kui nii-öelda holy grail, ehk siis nagu sellist, et tõesti, et kuhu enda CV suunata. Ja sa võid ka kirjutada selles mõttes sinna saavutused, aga üldiselt ikkagi tööülesanded on kõige tähtsamad. Kuna ikkagi jah, selles mõttes, et me ikkagi ootame kandidaadilt, kes tuleb, et ta teaks võimalikult palju siis sellest tööst, kuhu ta kandideerib, sest üldiselt ei ole sellist, eriti kui see ei ole mingi junior töökoht, et ei ole sellist kapitali ettevõttel siis kedagi nagu üles ehitada samm-sammult. Ja CV puhul ka kindlasti vaadata seda, et see oleks võimalikult hästi ja selgesti loetav, kõik väga tähtis informatsioon peaks olema CV esimesel lehel ja võimalikult üleval. Ehk siis, et sinu nii-öelda viimased töökohad, mis sul olid, võiksid olla nagu kõige esimesel lehel, sest et see on üldiselt kõige tähtsam info. Ja võib-olla teisele lehele sa võid panna nagu saavutused, et ma ei tea, mis kursuseid sa oled läbinud, mis toetavad seda, koolid, mingid muud oskused, mis sul on, mingid arvutioskused, võib-olla mingid väga spetsiifilised oskused, mis sul peavad olemas olema, et need kõik oleksid nagu seal ilusti kirjas. Ja et CV-l ka kindlasti võiks olla see võimalikult minimalistlik, et ja üldiselt nagu päris nagu mitut erinevat värvi ei pea kasutama, piisab ka 2. Üldiselt, kui sul on lihtsalt valgel taustal ja must tekst ja võib-olla sul on seal mingeid disaini elemente, siis see on täiesti okei. Aga lihtsalt, et võib-olla et ei oleks nagu liiga kirju. Samas võib-olla oleneb ka tööpositsioonist, et kui sa kandideerid siis nii-öelda creative töökohal ehk siis loomingulisus mängib rolli, ehk siis ma ei tea, disainer või turundus, et seal sa võid kindlasti olla nagu väga palju selles mõttes väga palju loomingulisem oma CV suhtes. Aga üldiselt on hea, kui sul on võimalikult lihtne. Kõik info on kirjas, mis on vaja panna. Ja kindlasti soovitan ka pilti juurde panna. Et isegi kui sul ei ole head pilti endast, siis lase lihtsalt näiteks teha valgel taustal endast pilt ja sinna lisada. Et see kuidagi annab sellele CV-le nii palju juurde. Et kui sa näed nagu nii-öelda inimest ka seal, kuigi jah, mõned võivad öelda, et see võib olla nagu mõnes mõttes nagu biased, et kui sa näed nagu nii-öelda inimese nagu seda fotot või nii edasi, et siis selle järgi tehakse otsus. Ma ei ütleks, et see 100% nii on. Ma ütleks, et kindlasti see võib mõjutada. Nagu kõik asjad meil siin maailmas mõjutavad meid, aga üldiselt on see hea. See näitab ka seda, et sul ei ole mitte midagi varjata, sa oled sina ise ja kõige tähtsam ongi ju tegelikult see, mis sul see content seal on, et mis sul seal kirjas on. Nii et jah. Ja siis järgmisena ma tahaks rääkida LinkedInist. Et kui su CV on kõik ilusti, kõik on korras, siis järgmine samm on ka minna LinkedIni ja vaadata üle täpselt, et mis sul seal kirjas on ja kas see kajastub ka sinu CV-s. Sest üldiselt ikkagi värbajad, nad vaatavad CV-si ja kui see hakkab kuidagi silma, siis nad
tavaliselt lähevad ka LinkedIni ka üle ja vaatavad LinkedInis ka oma kaudu selle profiili läbi. Sageli ka seda profiili võidakse jagada värbavate juhtidega. Et LinkedInil on oma kasu kindlasti sees, kui sul on see ja kui see on väga hästi tehtud. LinkedIni puhul, mis ma ütleks kõigepealt, kuna värbajad ka näiteks kasutavad LinkedIni värbamise toolina, ehk siis sealt me leiame kandidaate, siis LinkedInis näiteks kõige tähtsam on kindlasti see pealkiri, mis sul seal on. Et see peaks kindlasti näitama ära, või mis on see töökoht, mida sa otsid või mida sa teed parasjagu. Ja et see oleks nagu võimalikult selge. Sul võib olla seal nagu mingeid erinevaid märksõnu küll, aga kõige tähtsam oleks see, et sul on ikkagi enda see kindel, üks neist on nagu väga nagu suure osakaaluga, et näiteks ma ei tea, kui sa oled HR, siis tavaliselt seal on sul võib olla reaalselt nagu mega palju ametinimetusi. Sa võid olla HR spetsialist, sa võid olla HR manager. Üldiselt sinna LinkedIni ka pigem kirjutada inglise keeles, et see lihtsalt annab sulle nii palju rohkem võimalusi. Et sellepärast ma inglise keeles praegu neid personali spetsialisti või personali ametinimetusi nimetan. Või siis, et näiteks, et kui sa oled värbaja, siis paned sinna recruiter. Või ma ei tea, näiteks, et kui sa oled graphic designer, siis sa paned selle. Et selles mõttes, et mida lihtsam, seda parem, kuna kui mina LinkedInis lähen ja otsin inimesi, siis LinkedIni algoritm annab mulle juba nii-öelda, et ma panen sinna näiteks otsingusse, et ma otsin graphic disainerit, graafilist disainerit, et siis ta annab mulle need üldiselt üleval pool, kes on nagu nii-öelda pannud selle nime ka endale sinna üles pealkirjaks. Et sageli ma näen ka selliseid LinkedIni, kus on lihtsalt hästi selline nagu lauseline pealkiri, võib-olla sa ei saagi täpselt aru, millega see inimene tegeleb. Et kui sa tahad silma paista, siis ole võimalikult konkreetne seal. Ma küll saan aru võib-olla nendest loomingulistest inimestest, kes võib-olla, kelle jaoks nagu võib-olla ongi nagu tähtis panna see pealkiri just nii, nagu see seal võiks nende arust olla. Aga kui võtta praktilisust mängu, siis mida lihtsam, seda parem. Ja mida arusaadavam ja konkreetsem. Ja LinkedInis ma kindlasti soovitan ka, et sul on kõik need tööandjad ja tööülesanded kirjas on ju, aga pane sinna ka näiteks enda oskused, skillsid, et milles sa nagu hea oled või näiteks, et see töökoht, seal ma õppisin seda, järgmises ma õppisin seda, et need oleksid ka, sest et jällegi neid ka vaadatakse ja just võib-olla rohkem seal nii-öelda LinkedIni tagamaades, et on olemas sükasi nagu LinkedIn recruiter, ehk siis värbajad kasutavadki seda, et leida kandidaate. Ja võimalik, et nad kasutavad ka seda üldiselt, et panevad ka nii-öelda mingisugused oskused, mis võiksid olemas olla, et see filtreerib ära siis nagu kandidaadid. Kindlasti seda ka siis kasutada, et mitte ära unustada. Pane sinna ka enda ülikoolid, koolid, kus sa oled käinud. Lisa ka võib-olla mingisugused kursused, mis sa oled teinud nende raames, mis on üliolulised ka sinu praegusele töökohale või tööotsingule, mis võivad siis nagu kaasa sind aidata. Ja selles mõttes kindlasti ka kasutada seda feature'it, et recommendations, ehk siis, et sa saad kellegilt nii-öelda soovituse LinkedInis. Seda on nagu ülihea kasutada, sest et sa ei pea seda kuskile CV-sse eraldi panema ja samas see nagu näitab ka sinu LinkedIni
profiili nii-öelda, ta paneb sind kuidagi nagu paremasse kohta, sest et ikkagi inimesed töötavad inimestega, et siis sa näed, et kuidas näiteks mingisugune tiimikaaslane või keegi sinust nagu sinuga koostööd tegi, mida ta arvas sinu tööst, et selles mõttes, et see on ülihea. Ja LinkedInis ka kindlasti võiksite kasutada, võib-olla see on rohkem suunatud neile siis, kes alles on saanud mingisuguse töökoha endale ja nad alles alustavad, et LinkedIn on ka väga hea nagu mentorite otsinguks. Ehk siis lihtsalt LinkedInis paned sinna otsingusse selle, minul näiteks oli mega hea mentor ja ma leidsingi tema täpselt niimoodi, et ma panin hästi, ma ütleks, et ma valisin nagu 5 mentori vahel. Ehk siis ma nagu kirjutasin neile ise personaalse kirja, et hei, mina olen Karin, ma tegelen sellega ja ma oleksin väga tänulik, kui sa oleksid mu mentor. Võib-olla mõned vastavad sulle niimoodi, et ma ei tea, nad küsivad mingisugust tunnitasud või midagi taolist, aga on ka neid, kes on nõus seda tasuta tegema. Seega maailm on valla ja tegelikult see on nagu ülihea viis, kuidas saada ka võib-olla nii-öelda ametialaseid tutvusi endale juurde. Samas muidugi sa saad väga head infot, eriti kui su mentor on selles konkreetses alas töötanud 10, 15, 20 aastat. Tal on kindlasti väga palju kogemust, mida sa saad ammutada ja selles mõttes, et ikkagi inimestele meeldib tagasi anda, seega see nagu mentorlus on nii-öelda nagu mõlemapoolne. Ja seda vaata saad ka selles mõttes kasutada selle recommendation seal samamoodi, et näiteks, et sa annad mentorile tagasisidet, mentor annab sulle tagasisidet, sest et võimalik on, et mingisugust töökohad, kuhu sa lähed, et võib-olla sina oled ainuke seal enda valdkonnas. Ehk siis see on ülihea viis, kuidas leida rohkem valdkonnasiseseid tutvusi ja samas ka nii-öelda saada seda credibility't siis, et valdkonna mingisugune ekspert või selles mõttes, et kui ta on nagu ülikaua töötanud seal, et siis ta mõnes mõttes on ekspert, on siis sinuga koostööd teinud ja näinud, et kuidas sina siis lahendad mingeid teatud probleeme. Et kindlasti kasutada seda, see kindlasti aitab sind väga palju edasi, nii enda nagu igapäevatöös kui ka probleemide lahendamises ja lihtsalt, et vahest on lihtsalt hea ka saada häid tutvusi. Nii, kui sul nüüd CV ja LinkedIn on paigas, ehk siis kõik need tähtsamad asjad, mida ma nimetasin, on tehtud, siis loodetavasti sind kutsutakse tööintervjuule. Ja kõigepealt ma tahangi öelda, et see võib olla megalt närve sööv ja see on okei, sest et see ongi ärevust tekitav kõikidele. Et võib-olla see sind aitab, selline teadmine. Ja see võib ka tegelikult olla ärevust tekitav ka värbajale. See nüüd muidugi oleneb, sest et kui sa oled sellega piisavalt kaua tegelenud, siis üldiselt sul ei ole nagu nii suurt ärevust, kuna sa juba tead, mida sa teed ja värbajana lihtsalt et see kogemusega kaob kuidagi ära. Aga sina ei tee seda igapäevaselt. Seega sa ei ole harjunud sellega, mis on okei. Aga siis ma ütlekski, et kõigepealt on tähtis võib-olla vaadata uuesti su töökuulutus üle, mis nad seal kirjutavad, mida nad tahavad. Ja panna siis kokku mingisugune skript enda jaoks. Et mis on nagu teatud asjad, mida kindlasti esile tuua. Kõigepealt ma ütleks, et vaata töökuulutust, aga vaata ka seda, et kas neil on näiteks ettevõttel väärtused kirjas kuskil veebilehel, et
neid ka tavaliselt küsitakse ja seda ka vaadatakse lihtsalt selle pilgu läbi, et kuidas sina sobiksid siis nagu nende ettevõttesse, nende meeskonda. Ja see on ilmselgelt tähtis, kuna meeskonnad teevad koostööd ja on tähtis lihtsalt, et oleksid üsnagi sarnaste mõtteviisidega inimesed koos. Just siis nii-öelda nagu nende väärtuste osas. Et kindlasti kõik inimesed ei saa olla sarnased ja me ei olegi, et seda me ei ütlegi, aga lihtsalt, et mingisugused nii-öelda core values, põhiväärtused oleksid paigas, mis on sinu jaoks tähtsad ja mida sa näed, et on ettevõtte jaoks ka tähtsad ja sinna sa nagu nii-öelda toodki selle kokku ja seda sa ka ütled tööintervjuus. Et kindlasti see nagu läbi mõelda ja ärevusega selles mõttes seda aitab maandada kõige paremini see, kui sa oled ette valmistunud. Ehk siis sa võtadki selle töökuulutuse, võtad enda tööülesanded, mida sa oled varem teinud, vaatad, okei, see klapib, okei, nendest sa juba võidki nagu rääkida, sest et seda sinult oodatakse. Ja kindlasti vaata ka läbi enda palgasoov, et üldiselt ka esimesel tööintervjuul seda küsitakse ja on olla parem ette valmistunud selles, kui lihtsalt, et ma ei tea, et mida teie arvate, et mis võiks olla. Siinkohal kindlasti aitab väga palju palgad.ee, et seal on üldiselt üsnagi hästi paika pandud see statistika, kui palju erinevates valdkondades teenitakse Eestis. Seal on ka selles mõttes, et erinevad linnad ja maakonnad, et selle järgi saab ka vaadata. Ja siis üldiselt soovitangi panna enda palgasoovi sinna kuskile keskele või siis, kui sul on tõesti väga palju kogemust juba, siis sa võid ka kindlasti võtta selle kõrgema palgasoovi ja et tähtis ongi olla ette valmistunud selles osas kindlasti, sest et üldiselt ettevõtted küll võivad nimetada ja öelda seda, et kui palju nad mingisugusel töökohal palka maksavad, aga on ülihea teada lihtsalt värbajana ka, et kandidaat väärtustab iseennast ja teab, mida ta on väärt. Ja selles mõttes, et seda palka sa võid ka muidugi kohandada vastavalt sellele, et kui palju sa teenisid eelmisel töökohal, palju on siis nii-öelda palgad.ee see keskmine ja selle järgi ka nagu paigutada ennast kuskile. Ja ma ütlekski, et võib-olla nagu need ongi 3 kõige tähtsamat, mida nagu küsitakse. Ehk siis tööülesanded, mis oled varasemalt teinud, kas nad lähevad kokku sellega, mis on töökuulutuses, mida värbaja otsib, mida juht otsib. Väärtused, kuidas sa sobid ettevõtte üldise kultuuriga kokku. Kas sul on ka, et kas sul on samad väärtused. Kõik ei pea sama olema, aga kindlasti sa leiad midagi, mis läheb ka sinu väärtustega kokku ja mida sa nii-öelda tahaksid rohkem nagu esile tõsta. Ja siis 3. palk, et see ka kindlasti üle vaadata ja olla täpne selles osas. Ja küsida täpselt seda, mida sa tunned, et sa oled väärt ja selle põhjal, et mida sa oled varasemalt teeninud võib-olla. Ja ka see, et mis on nagu keskmine. Nii. Ja siis tegelikult, kui sa oled need asjad ära teinud, siis üldiselt pead võib-olla endale meelde tuletama, et tööintervjuu ajal siis hingad rahulikult, oled nii enesekindel kui võimalik, sest et ärevus võib mõnes mõttes nagu rolli mängida, aga siiski. Ja võib-olla on hea ka lihtsalt läbi harjutada, et sul on nagu ees mingisugune skript ja siis sa lihtsalt harjutad läbi mingisugused teemad.
et noh, et sa harjutad läbi seda, et kuidas sa räägid enda tööülesannetest, mida sa täpselt välja tood, kuidas sa räägid enda ülikooli kursustest või ülikoolidest, kus oled käinud või enda saavutustest, mis on sinu jaoks nagu ülitähtsad, mida sa oled teinud tööalaselt, tööväliselt, aga mis on väga aidanud kaasa siis sinu nii-öelda tööprofiili nagu edasi kasvatamisele ja loomisele. Et kõik see on nagu ülitähtis ja kui sa oled nagu selle läbi harjutanud, siis tegelikult ongi hästi. Ja sa annad ennast parima ja lihtsalt tuletagi endale meelde, et see ongi ärevust tekitav protsess, aga üldiselt see saab tunni aja sees läbi, nii et väga kaua kannatama ei pea. Ja kui sa nüüd tööintervjuu oled siis nagu ära teinud ja see on positiivselt läinud, üldiselt ka ma ütleks, et tegelikult värbajad üldse kartma ei pea, nad on kõik väga toredad. Minul on küll väga häid kogemusi olnud, et üldiselt värbaja tahab sind aidata selles, et kuidas ta saaks võimalikult palju informatsiooni sinust kätte ja kuidas panna sind tundma vabamalt, et kuidas see tööintervjuu läheks siis nagu võimalikult sujuvalt. Et tavaliselt värbaja küsibki erinevaid küsimusi, täiendavaid küsimusi, et rohkem võib-olla aru saada sellest, et milliseid tööülesandeid sa päriselt oled teinud, kuidas sa oled päriselt aidanud enda tiimil meeskonnal kasvada, ettevõttel areneda, et kõik see pool. Et kindlasti seda ka meeles pidada, et värbaja on üldiselt su sõber seal, ta tahab, et sul läheks mega hästi, sest et ta on sind välja valinud varasemalt, ta on näinud su CV-d, su LinkedIni, ta on vaadanud, see võib olla see hea kandidaat, nii et ole õnnelik selle üle ja lihtsalt enesekindel ka, et okei, ma olin valitud praegu. Ja ma arvan, et see võib ka sind aidata tegelikult selle tööintervjuu nii-öelda sujuvamaks tegemisel, aga samas ka, et sa tunneksid ennast vabalt ja et jah. Ja kui tööintervjuu on siis tehtud, siis kindlasti on oluline ka vahepealne suhtlus, aga seda nüüd väikse nüansiga. Kuna ma töötasin värbajana päris intensiivselt, siis mul oli ka LinkedInis hästi palju erinevaid nii-öelda sõbrakutseid ja ka lihtsalt, kes mulle kirjutasid, kes näiteks on CV saatnud või on näiteks tööintervjuul käinud. Et LinkedIni puhul ma ütleks seda, et värbajal üldiselt tuleb sinna hästi palju infot. Eriti kui tööpositsioon on avatud, siis seda infot on tõesti väga palju. Esiteks on ju see, et sul on hästi palju CV-sid, mida sa pead läbi käima, samal ajal tööintervjuud, samal ajal otsuste tegemised. Ja siis nii-öelda nagu see LinkedIni pool. Üldiselt sa võid sinna küll kirjutada, aga see sõnum võiks olla nagu võimalikult lühike ja võimalikult nii-öelda catchy, et ära pigem nagu küsi mingisuguseid väga spetsiifilisi küsimusi, et üldiselt värbajatel ei ole nii palju aega, et vastata seal ja võib-olla nagu see võib kuidagi tunduda lihtsalt nii-öelda too soon või nagu liiga vara selle jaoks, nagu selle teema jaoks. Et sinna LinkedIni näiteks, et kui sa oledki kandideerinud mingile töökohale ja sa leiad värbaja üles, siis sa võidki talle kirjutada, et hei, ma kandideerisin, ma olen väga huvitatud. Loodan, et mu CV hakkab silma, kõik punkt. Et midagi muud ei peagi. Et jah, selles mõttes, et sa annad endast märku, see on väga tore. Aga kui sa hakkad küsima nagu väga spetsiifilisi küsimusi, mis tegelikkuses tulevad välja tööintervjuus ja selleks on nii-öelda õige aeg, õige koht, et
et eriti, kui sa ei ole näiteks olnud välja valitud kandidaat, kes on CV põhjal liikunud siis järgmisesse etappi, siis lihtsalt seda kõike võib olla liiga palju, kuna värbajal niigi tuleb hästi palju infot sisse nii meilides kui ka LinkedInis kui ka et üldiselt mina kasutasin värbamistarkvara ka enda siis kandidaatide haldamiseks ja üldse töökuulutuste ja nii edasi, et seal käib ka nagu omamoodi nii-öelda nagu protsessid ja asjad, et lihtsalt võib-olla selline armas väike sõnum on okei, aga pigem mitte nagu hästi palju nagu järjest nagu kirjutada ja meelde tuletada, et ma olen üsnagi kindel, et värbaja on näinud sind juba või tähele pannud või kui ei ole, siis ta kindlasti teeb seda. Et üldiselt värbajad lihtsalt ei liigu umbes niimoodi edasi, et lihtsalt ma ei tea, mul tuleb 100 CV-d sisse, ma vaatan ainult 50 ära. Ei, me vaatame kõik CV-d ära, et selles sa võid kindel olla. Ja võib-olla äkki ka vaadata võib-olla seda selle pilguga, et kui on mingi teatud valdkond, kuhu sa kandideerid, et siis võib-olla näiteks sinu nii-öelda juht, kes võiks olla sinu juht, et võib-olla temaga nagu ühendust võtta. Et üldiselt nagu temale ei tule vaata LinkedIni hästi palju sõnumeid, et võib-olla sealt oleks sul veel paremini nii-öelda nagu nähtavaks saada nii-öelda väikse nipina. Aga jah, et ja kindlasti ka lihtsalt olla kannatlik selles protsessis. Nagu ma ka enne nimetasin, siis värbajal on kindlasti väga palju erinevaid protsesse, CV-sid ja tööintervjuusid vahepeal, et ta ilmselt ei jõua sulle kohe vastata. Aga kui ta teeb seda, siis samamoodi enda poolt võiksid ikkagi vastata tema kirjale. Et see lihtsalt näitab üles seda nii-öelda viisakust ja ka töömotivatsiooni ja ka lihtsalt motivatsiooni nagu selles ettevõttes töötada. Et jällegi see ei pea olema midagi väga crazy't, midagi ülearust. Ja lihtsalt selline hea suhtlus tähendabki sellist järjekindlust ja näitabki üles siis viisakust. Ja ma ütlekski, et võib-olla need on nii-öelda 3 kõige tähtsamad teemad, mida ma tahtsin praegu läbi arutada ja läbi käia teiega. Ma loodan, et te nüüd saite enda jaoks praktilisi nõuandeid, nippe, kuidas siis paremini värbajale silma paista ja samas ka võib-olla teada nagu rohkem nii-öelda nagu värbaja sellisest taustast, et milline see töö on ja mida see endast kujutab. Ma ei tea, kui keegi näiteks teist värbajaks tahab saada, et see on kindlasti väga huvitav, väga põnev, mulle väga-väga meeldis. Sain lihtsalt nii palju erinevaid inimesi tundma õppida. Et ja tööotsijana ka võib-olla seda ka võiksin rohkem välja tuua, et ma tean, kui frustreeriv see on tööotsijana lihtsalt üritada ja no ei pääse lihtsalt sinna järgmisesse etappi või siis kui sa pääsed, siis võib-olla sa ei pääse järgmisesse. Et see ongi protsess, et siinkohal lihtsalt nipina see, et valida välja ettevõtted, kuhu sa tahad tööle minna, millised töökohad lähevad konkreetselt kokku sinu omadega ja sinu tööülesannetega, mida sa oled varasemalt teinud, et seda me lihtsalt vaatame paratamatult. Ja teha nagu selles mõttes teadlikke otsuseid, et see võib-olla aitab sind rohkem nii-öelda välja sellest. Jah, muidugi sa võid kandideerida nii-öelda 60 erinevale kohale sama CV-ga,
aga üldiselt sa ikkagi pääsed löögile siis, kui sul on CV, mis läheb väga kokku töökuulutusega sellega, mida ettevõte otsib. Ja kui sa ei taha enda südant kogu aeg murda, siis jah, ma soovitan lihtsalt valida need töökohad, mis reaalselt lähevad kokku sellega, mida sa varasemalt oled teinud. Ja selle protsessi ajal ma soovitan hästi palju, ma ei tea, väljas käia, lugeda, ennast arendada, sporti teha. Et sa lihtsalt võib-olla ei oleks selles nagu nii kinni. Et kui sa oled nii kinni selles, siis see juba teeb sind hästi ärevaks ja sa võib-olla ei suudagi mõelda selgelt, et kuhu kandideerida, mida täpselt teha ja võttagi seda kui protsessi, et kindlasti millalgi tuleb aeg, millal nähakse, et okei, et sa oled nagu ülihea selles ja sind kohe võetaksegi tööintervjuule ja sealt kohe edasi põhimõtteliselt ongi tööleping. Et see ka nagu muidugi oleneb sellest protsessist, et igal ettevõttel on enda värbamisprotsess. See tähendab, et alguses on muidugi CV-d, siis on tööintervjuu, mis tavaliselt võib olla kas siis värbajaga kahekesi või seal võib olla ka juht juures, kes on sinu otsene juht. Siis võib olla ka nii-öelda testi tegemise faas, kus siis sulle saadetakse üldiselt siis mingisugune internetis tehtav test. Täiesti erinevad platvorme kasutatakse selle jaoks, täiesti oleneb ka, mida ettevõte otsib. Ja pärast seda testi võib näiteks tulla omakorda intervjuu otsese juhiga, kellega te käite nagu testi ülesanded läbi. Üldiselt seda tehakse rohkem siis, kui on väga selline nii-öelda IT-alane töökoht, kus siis on väga tähtis ka näha seda, et kuidas inimene probleemile läheneb ja kuidas ta seda nagu lahendab üleüldiselt. Ja kui see protsess on tehtud ka, siis võib olla ka näiteks selline üleüldine intervjuu, kus on kõik meeskonnaliikmed, või mitte kõik meeskonnaliikmed, aga ma ei tea, üks vähemalt, siis otsene juht ja värbaja. Või siis ka nagu HR, ma ei tea, business partner või keegi, kes on nagu personalijuht, et nii-öelda nagu kõrgemast personali tasemest nii-öelda. Et see oleneb täiesti nagu ettevõtte struktuurist ka, kui suur, kui väike on ettevõte, kas värbamist tahetakse teha kiiresti või pigem aeglaselt ja õigesti, et jah. Ja pärast seda ongi siis nii-öelda juba pakkumine saadetakse emaili peale, et ja sealt edasi tulevad muud etapid. Aga jah, selles mõttes, et ma ütlekski, et kõige rohkem ongi olulisem see, et sa tunneksid ennast nagu nii vabalt kui võimalik selles protsessis ja hästi, sest et see otseselt mõjutab ka seda, et kuidas see tööintervjuu kulgeb, sest et energia on energia, inimesed ikkagi tajuvad seda ära, et kas sa oled ebakindel, kas sa oled enesekindel, kas sa oled õnnelik või nagu rõõmus, et selles mõttes, et see peaks ka nagu kuidagi välja paistma. Kuigi tegelikult arusaadav, et tegelikult see võib-olla ei ole nii rõõmus praegu, kuna sul ei ole tööd näiteks ja sa otsid seda, aga siiski tee mingisuguseid väikseid tegevusi, mis sind rõõmsaks teevad, et et see kindlasti aitab ka väga palju sellele stressile kaasa. Nii et aga mis siis ikka, et see oli mu tänane episood, pigem selline lühem episood, aga kindlasti, mis võiks teid loodetavasti aidata. Ja kui teil on küsimusi värbamise suhtes või mingid muud küsimusi, ma ei tea, CV-d, LinkedInid, siis võite mulle kirjutada, kui ma leian aega, siis ma vastan.
jah, või kui näiteks soovite, et ma teeksin mingisuguse jätkuepisoodi, kus ma räägin konkreetsemalt mingisugusest teemast nagu veel rohkem, et seda võib mulle ka muidugi kirjutada. Ja jah, aitäh sulle, et sa kuulasid mind täna ja kui sulle see episood meeldis või mu podcast meeldib, siis pane like ja follow ja subscribe'i, sest et ma olen YouTube'is ka. Ja muidu ma olengi Spotify's ja Apple Podcastis. Nii et jah, aitäh sulle ja näeme juba järgmises episoodis.